这个头比较小，应该心智被。Pekingis. Jah, oleme kohal. Tulime kaubanduskeskusesse. Jah, et otsime raadiosaatjad, et kuna siin on linnas nii-öelda City Big Air, et siis sa ei saa kaasa sõita, et siis meil kuidagi oleks võimalik suhelda näiteks, kui sa nuki peal oled, nii et jah, siis oleme siin ostukeskuses ja proovime üles leida need. Aga kummaline on see, et linn on suur, kaubanduskeskus on suur. Jah, pilvelõhkujad on ka igal pool ümber, aga inimesi väga palju ei näe, et tänavad tunduvad ka tühjad, et tekib küsimus, et kus kõik need inimesed on siis. Kaubanduskeskus on täiesti tühi. Jah, et nagu üksi oleks põhimõtteliselt. Kummaline. Leidsime õige poe ülesse. Jah, saime raadiosõitjad kätte ja loodame, et me oskame kasutada ka ja et need töötavad. Nii et homme selle võrra lihtsam. Jah, et nüüd õhtul on veel Riders meeting ja siis homme esimene treeningpäev, nii et näeme. Kuidas hüpe tundub? Raske öelda, et selle nurga alt Secret Gardenis hüpet ei vaadanud. Ütleks, et tunduvad enam-vähem sama suured. Küll aga siin tundub kõik sissesõit ja maandumine väga jäine. No see on jääblokkidest ehitatud ka. Et jah, et eks me sõitis näeme, kuidas ta on, aga kõige meeldivam esimesel pilgul ei tundu. No häälest on kuulda ka, et on väga jäine. Jah, aga mis ikka, varsti hakkab meie treening ja nii et paneme riidesse sooja. Ja siis hüppama. Kuidas allasõit oli? Väga jõnksuline, et ta on väga sirge, et kogu aeg lainetis. Kõik ütlevad, et on väga jääs. On küll jääs, aga kuidagi mulle tundub, et pidamist nagu natukene on. Aga ega see jää kuidagi kõige mõnusam ei ole, et ikka kui on niisugune kõvemad lumeolud, see on ikka mõnusam. Esimesel päeval alustasime treeninguid siis selge ees ja kui me tavaliselt oleme kokku leppinud, et teeme seal esimese hüppena 540, siis seekord mõtlesid ümber ja tegid 180, et see oli mulle selge indikatsioon, et ju siis ikkagi hüpe ja kogu see sissesõit on üsna ebamugav. Jah, et esimene treeningpäev kõik oli hästi jäine ja ka hüppenurk võib-olla ei olnud mulle just kõige sobivam. Et mulle meeldib, kui hüpe on popi, ehk siis viskab rohkem üles kõrgemale. Et see hüpe oli lauge. Pisut ebamugav, et ega need kahekordsed ka väga hästi ei tulnud ja vahele tuli mitu ühekordset, et seda nii siis ebamugavuse kui ka... Sellest, et sisse sõites lihtsalt ei ole nende hoos veel kõige kindlam, et kas lähed üle või ei lähe nukist üle, aga tavaliselt ikkagi hoog oli normaalne. Jah, ja siis nii meil selges katsetades kogu esimene päev kulges. Hommik. Eile raadiosaatjatest oli kasu? Oli kasu, et töötasid. Jah. Saime ilusti ülevalt, sina oled nuki pealt, mina üleval saime ilusti rääkida. Et hea, kui riigis, kus telefonikõnedega on keerulisem, on raadiosaatjad, et eks nüüd meil on ka teistes riikides mugavam. Ja. Aga nüüd ülesse? Ja siis on treening, et täna on siis viimane treeningpäev ja homme juba võistlus, nii et... Kuna me esimene päev panustasime suuresti pisut ebaõnnestunult selge ees hüppamisele, siis teine päev mõtlesime, et tuleb kinda peale minna. Jah, et tegime plaani ümber ja tegime siis mõlemad hüpped otse, et vasakule ja paremale 1980. Mis nii kindel plaan tegelikult ei olnudki, sellepärast, et paremale 1980 me polnud varem lumel teinud, et jälle omamoodi risk. Ja selle aardega ka veel, aga suvel olime seda päägi peale harjutanud. Maandumispaljast oli kasu olnud, nii et tuli
tuli üsna hästi arvesse, et me mõned korrad jõudsime teha. Jah, et küll mõnel korral oli ka, kus ma alguses võib-olla haaret kätte ei saanud. Et siis oli õhus natuke ebamugavust ja läksin natuke kergema triki peale siis, aga kergem trikk oli lihtsalt 180 kraadi vähem, sisuliselt. Vahetevahel oli ka tegelikult 540 kraadi vähem siis, et võtsin teises hüppes või flipis Japani ja sellega üle, et Need mõned korrad tuli ka sisse, jah, aga suuresti toimis ja siis jõudsime ka mõned korrad vasakule teha, aga need nii hästi ei õnnestunud kui Secret Gardenis, jah. Aga vähemalt selle mõne katsega saime tehtud ja võis enam-vähem rahule jääda. Jah. Ostame rongipiletit. Jaa. Kuidas õnnestub? Hästi õnnestub, saime endal sihtkoha valitud, nüüd tuleb ära maksta. Jah. Natuke keeruline. Viipemakse kuidagi taha vist hästi töödata, jah. Valisid vale perrooni? Me valisime vale perrooni. Sina? No meie. Okei, alati meie. Lähme linna peale. Mõtlesime, et lähme vaatame kuskile kaugemale, äkki leiame natuke huvitavamat toitu. Nii et lähme proovime siis rongiga kuskile Pekingi kesklinna poole seigelda, et vaatame, kus me välja jõuame. Siin äkki ei maga peatusmaal. Jah, et kaart on kõrval ja jälgida. Siin kaardi puhul on käib see, et ta ei näita ju, kus asud. On ju. Pool pumptrack ja verd väike. 列车即将到达金安桥站。We are now arriving at Jin. Kuidas läheb? Hästi läheb, jõudsime linna. Ja kui me muidu vaatasime, et liiklust ei ole üldse, et linn on tühi, siis nüüd, kui me oleme rohkem linna keskosas, siis siin juba liiklust on palju rohkem. Nii et Ei ole kadunud inimesed? Jah, et on ikka siin. Et siin ostukeskuses on rahvast päris palju, et igal pool inimesed sagivad. Ja toiduvalik on ka parem. Ei tea, kas parem? Suurem. Oleme leidnud nii Mehhiko kui Vene köögi lisaks Aasia köögile. Jah, et proovime siis veel ringi vaadata ja vaatame, mis siin on. Mida me otsime? Otsime midagi, kus võib-olla väga palju rasva ei oleks. Fritüüritud toitu vähem oleks. Jah, siiani on enamus makaronid ja kõik, mis me söönud oleme, hästi rasvane olnud. Et otsiks midagi, kus rasva võib-olla nii palju ei ole. Nii et lähme vaatame ringi. No siin valikud tegelikult on. Vene köök, Mehhiko köök, Korea köök. Jah, aga kõigil restoranidel on järjekorrad. Et sulle antakse toidukohast taburit, et istu ja oota siin ukse taga, kuni laud vabaneb. Rahvast ootab on päris palju. No ma ütleks, et sadu inimesi. Korruse peale. See on korruse peale, jah, mitte restorani peale, aga ikkagi, rahvast jagub. Sa riivad mu tundeid. Tundub, et Hiina on väike. Jah, et siin on veel eestlasi. Miia läheb Secret Gardenisse Paibi MK-etapile ja kuna me jagame oma asukohtasi, siis mõtles, et tuleb otsib meid üles ja leidis. Nii et mõnus üllatus. Jah. Aga loodame, et varsti saab süüa ka. Väiksed snäkid, kuna ootamine venib. Jah. Kuidas on? Raske öelda, ta on nagu pitsa, aga ta on kuidagi veidert magus või siuke veidert. Aga tahtsid rasvast hoiduda? No kui ega nagu Eesti lihtsalt tasuta asja saab, siis kõik võtavad. Tahaks natuke suuremat taldrikut. Alustab kuubilast. Jah, aga taldrik võiks võib-olla natuke suurem olla. Mahaks rohkem peale. Kas frigant? Frigant ei võtta.
Väga pehme on. 6、4、 Eesti liha ei ole. 飞头台阶 Eestis on teistsugune liha, jah? A6、4。 Kvalifikatsioon, meie kvalifikatsioon peeti siis õhtupimedus. jah, et me küll treenisime kogu aeg päeval, aga jah, kvalifikatsioon oli meil õhtul pimedas. Aga noh, me õnneks oleme sellega harjunud, et Eestis ja Põhja-Soomes tuleb niikuinii pimedas sõita, aga jah, et midagi uut väga ei olnud. aga samas oli võimalik paar soojendashüpet ja ega seal enam tagasi hoitud, et teine hüpe oli 19 ja teisele poole ka. Tuli kohe alustada esimese hüppena juba kahekordsega ja samamoodi teine hüpe 18 ja kolmas hüpe 19 siis. Et ega võistlustreeningul aega oodata ei ole. Aga tuli päris hästi. Jah. Vara hommikut. Hommik, ma arvan, et nii varajane veel ei olegi, et kell on juba 7 saamas tegelikult. ja, et küll tuli vara üles tõusta, kuna Uni on tegelikult silmas, et öö jälle väga lühikeseks. et oleme lennujaamas, sõidame seekord Jaapanisse ja trenni tegema. Seal on Paibi maandumispadi suvekattega, et saab aastaringselt seal trenni teha ja lähme proovime, et kuidas padi on. Aga jah, Võistlus. ma arvan, läks üsna hästi, et saime 14. koha. Big-Airis siiani parim tulemus. Ma arvan, et võib täitsa rahule jääda. Aga nüüd lennukile ja siis trenni. Jah, Tšau. tšau. Lahke naeratus ikkagi jälle mul. Tõi aknaaluse koha. Tundub nii. Samas see, kes meil check-in'i tegi, oli meesterahvas, nii et oskad naeratada küll. Majutuses. Jah. Meil läks, tahad sa rääkida, kui hästi meil läks? Väga hästi, et panime siis Google Maps'i endale. Meie või? Jälle meie? Noh, mõlemad. Mina panin jah, aga sama koha, mida ma kogu aeg vaadanud olen, et kus siis see päev peaks olema ja sama veebileht, seda me ikkagi oleme mõlemad natuke vaadanud, aga sõitsime siis kohale, vaatasime, et päegid paistavad, küll siis tavalised maandumispadjad ja kõnnime sealt ringi, vaatame kogu selle ala üle ja siis tekib küsimus, et kus on Paibipäev? Jah, et seda me ei ole paistnud ja paistab see ala nagu kuskile nurga taha ka või niimoodi ei lähe, et siis tekkis küsimus, et kas me oleme ikka õiges kohas ja kiire guugeldamine siis näitas, et Paibipäev on natuke teises kohas. Õnneks lähedal. Jah, et umbes 5 minutit, mitte tund või 2, et muidu oleks majutus päris vales kohas olnud. Jah, et läks hästi, aga meie majutus siis kõik elutuba ja siis siin nurga taga kohe ka magamistuba koos aknaga, vannituba, et huvitav. See on meie vannituba, siin on vann koos dušiga, et huvitav lahendus tundub olevat, et dušš nagu oleks vanni väljas. Jah. Tavaliselt on vanni sees, see on teistmoodi. Ja siis meil on siin tualett, et Jaapani pärane. Nuppe on rohkem võib-olla kui 1. Rohkem kui 5. Vahetevahel on 2 olnud, aga siin on kõvasti rohkem. Et julged sa nüüd kõiki funktsioone kasutada? Ma arvan, et võimalikult julge või ei taha. Ma arvan, et esimene kogemus võib päris huvitav olla. Aga jah, eks me saame siin paar päeva katsetada. No sina? No, vaatame. Okei, aga nüüd siis? Nüüd siis homme trenni. Näeme veel.
paistab, et meie suusakandid on liiga teravad, et kuigi meil on pargisõidusuusad, kus me oleme siis juba kandid maha viilenud, siis tundub, et siin padja jaoks on need veel natuke liiga teravad, et siin tädi siis... Tädi võttis kohe relaka kätte ja kandid maha. Jah, et nüüd peaks hästi olema siis. Ja, mujal päägide peale? Ei ole seda vajadust olnud, et on ikka siia kandiga suusaga lubatud. Aga rahvast on päris palju? Paistab nii ja siin veel peaks olema praegu siis nõnda äkki hooaja väline aeg, et suvel on kõvasti rahvurahvastest. Aga paneme saapad jalga ja siis hüppama. Ja vaatame hüppe üle. Jah. Soojem? On. Ma võtsin ainult talveriided kaas, ma arvasin, et talv on, see on külm. Aga tegelikult jah. No kuidas tundub? Üsna huvitav tundub, et renn on olemas, 2 seina ja sissesõit tundub ka mugav, et saad otse peale sõita, et üleliia keerama ei pea. Täpselt nagu Paibis? Jah, et see võiks mugav olla. Et jah, päris asjalik ehitis aastaringseks kasutamiseks püsti pandud. Aga nüüd siis üles ja proovime ära. Julged või? Muidugi. Selges ka või? Võimalik. Ülesminek on autokastis, ma saan aru. Pooleldi kastist väljas tegelikult. Aga istub taga ja minnakse. Edu! No kuidas esimene hüpe oli? Okei, natuke kuiv oli padja veel. Aga muidu enam vähem. Rennisõidu maandumispadi? Jah, et sellist varem näinud ei olnud. Vähemalt ise, läbi sotsiaalmeedia küll, aga tundus huvitav. Algus oli pisut ehmatav ka võib-olla, et maandusid ju tegelikult päris renni alumisse ossa. Et jah, kuidagi lume peal rennis suudad kuidagi mängida sellega, et kuhu sa maandud või et kui ma hakkad põhja maanduma, siis suudad tagasi ääre peale või ülespoole siis seinal maanduda, aga seal kuidagi padja peal ei õnnestunud see hästi, jah? No, ülessõit oli ka põnev. Jah, et üles sõideti siis kastis või kasti ääre peal. Et minu jaoks oli kummaline, et soovisin üles minna ja vaadata su tõuget ehk siis hüppest minekut, siis mulle öeldi, et ei tohi. Et treener üles ei tohi minna, aga lapsed tohivad kastis üles sõita autoga, et kummaline. Aga siis võtsime teise seina ette ja sõitja parema seina ja seal me nii all enam ei maandunud. Jah, et võib-olla ei olnud seal siis seinad päris üks-ühele ehitatud äkki. No pisut me seda jälgisime jah, et väike nurk oli väike erinevus oli, aga jah, et parem sein tuli päris hästi ja ma ütleks, et haare ja kõik oli suurepärane, et kui nüüd lume peal ka nii tuleks. Jah, et eks siis paremas seinas 16 ongi meil ju pargisõiduhüpe ja see on meil tavaliselt väga lukus, et eks sealt see hea haarega tuleb. Poes? Poes. Hommikusööki valimas? Jah, et hommikuks on plaan teha muna ja peekon. Kuidas Jaapani keeles toitainete või toidu valimine edenud? Eks suuresti proovid peale vaadata, mis paki sees on ja siis selle järgi valida. Et ega me jaapani keelt kumbki meist ei räägi väga. Väga? No, aitäh ja tere võib-olla oska mõelda, aga rohkem mitte. Ja. Vaatame veel ringi. Ja. Mis sa valid? Juua valime, et tundub siuke huvitav mahl, et sees on natuke kõike. Et eks 26 erinevat aed ja köögivilja. Jah, ja mingid puuviljad on ka. Et eks ma arvan proovime ära, vaatame, kuidas maitseb. No, tundub vähemalt paki järgi tervislik. Jah, et kõik vitamiinid on olemas.
hommik. Unine? Natuke ikka, sa ei ole siis või? Ei. No siis on hästi. Neil käib siin tubli laienemine. Jah, et ehitavad siia ka tavalise hüppega maandumisplatju, et ikka... Päris mitu, ma ütleks, et näha on praegu 4. No ma ütlesin, et võib-olla on 3 siin, et see üks äkki on, et saad niisama alla sõita, aga jah, ikka laienevad korralikult. Ja mis meil täna plaanis? No, meil on plaanis ikka rennisõidu padja peal hüpata. Proovime selges ka täna? Ma arvan, et ikka. Eks me saame proovida, kuidas selges on, et kas õnnestub üldse hästi. Kas sa ootad transporti? Jaa. Kastiga autot? Jaa. Mis meil esimene hüpe on? Esimene hüpe, ma arvan, et on meil 9. Ja siis hakkame sealt ülespoole ronima, et raskemid trikke tegema. Ega me jätnud jonni, et proovisime ikka jätkuvalt ju vasakus seinas samuti ülespoole maanduda. Jah, et rääkisin seal siis kohaliku lumelauatreeneriga, kes ütles, et enne meid oli seal treenimas käinud USA suusakoondis, kellel oli sama probleem olnud, et maanduvad siis liiga alla. Ja nemad olid selle siis paremaks saanud ära lahendanud sellega, et nad hakkasid oma äraminekut muutma, mida siis hakkasime ka meie katsetama. Mis muidugi tähendab seda, et me tõukasime oluliselt vähem seinast eemale. Ma ütlesin, et vahetavahel võib-olla isegi proovis natuke kuidagi sisse võtta selle, et lumel niimoodi teha ei tahaks, et siis on variant, et ükskord lõpetad sa ääre peal. Jah, aga enam-vähem saime pihta sellele, aga julgesid ka selges alla tulla? Julgesin tõesti, jah, et selges oli see mugav, et said otse peale sõita, et sa ei pidanud üleliigseid kurve tegema ega kuskile keerama. Pidid ainult küll kandi ära vahetama. Valima siis kanti. Jah, et see vajas natuke harjumist, et kui õigel ajal tehtud ei saanud, siis oli siuke tunne just, kui sõidaks ennast seina sisse kinni, aga sealt lihtsalt tuli siis see ring kergem trikk. Aga iseenesest, kui me MM-il tegime selges paremas seinas 1080, siis nüüd proovisime lihtsalt 360 juurde keerata ja pöörete arv iseenesest ju õnnestus üsna esimeste kordadega kohe. Jah, et eks haare kindlasti peaks kõvasti parem olema, aga eks jõuab ka sellega tööd veel teha. No lõpuks need kõik 3 trikki enam-vähem, ma ütleks, et selle plaani või eesmärgiga, millega me sinna läksime, sai ju suuresti ikkagi täidetud. Jaa, et kui suudaks nad lumel ka... No kui suudaks nad kas või ligi lähedaselt lumel ära teha, siis ma arvan, et oleks edasiminek ikkagi mõnus, et MM-i kavaga tähendaks 3 uut ja raskemat trikki. Jah, ja kui nad õnnestuvad ikkagi ligi lähedalt sellega, millega me Jaapanis hakkama saime, siis võiks ju mõnus edasiminek olla, aga ei saa unustamata jätta seda, et ka konkurendid teevad trenni, nii et eks seda näeb lumel, kuidas kellegil parasjagu õnnestub. Jah. 4 nädalat teel oldud laagerdamist, võistlemist hakkab läbi saama. Jah, oleme Istanbuli lennujaamas ja ootame oma viimast lendu. Et väga palju enam oodata ei ole. Palju me oodanud oleme? Et Istanbulis oli meil ümberistumisaega 8 tundi ja me arvame umbes pool ära oodanud. Jaapanist? Pekingi lennujaamas siis pidime ootama 12 tundi, et ootamist on omajagu olnud, jah. Kuidas sa Jaapani laageriga rahule jääd? Ma arvan, et Jaapani laager läks üsna hästi. Et plaan oli 3 trikki harjutada ja 3 uut, jah. Et ma ütlesin, et need õnnestud üsna hästi, läksid ka mugavamaks, nii et saab rahule jääda. Äkki ühel küll jääb lumele tuua? Jah, aga nüüd siis natuke lootame ja siis juba koju, et loodan teile see vlog meeldis ja näeme järgmises. Tšau!